ruttu. Issand jumal. Ohoh. Oleme laivis või? Tšau! Tervitused kõigile! Jälle on esmaspäev. Kuidas see esmaspäev alati nii ruttu tuleb? Ma lihtsalt ei saa sellest aru. On esmaspäev ja on jällegi siuke arusaamatu ilm väljas. Ja ütlen ausalt, päev on tegemisi täis olnud, päris kiire olnud, pole jõudnud kõiki asju ette valmistada, nagu oleks soovinud, aga seda vingem see tuleb. Lähme vaatame korraks välja. Vaatame, mis ilm väljas on. Praegu käivad kõvad pinnasetööd, aga tegelikult ütleme niimoodi, et õrnalt on porine veel ümbrus. Aga me näeme kõvasti vaeva. Näita koppa ka. Vaata, kopp on seal. Vau. Sellised väiksed hobi asjad on meil siin. Aga hakkame süüa tegema. Tänaseks olen ma pannud menüüsse. Ma lubasin tegelikult teha mingisuguse pitsa küpsetise või krinkli. Aga seda ei tee, sest me oleme ühe korra pitsat teinud. Ja tuli välja, ütleme niimoodi, et ma ei jäänud väga rahule. Aga täna Club Sandwich. Üks selline toode, mis on olnud kohvikutes, restoranides. Nii kui tuleb suvi, nii läheb see toode alati menüüsse. Sest sa lähed restorani, tahaks midagi nagu süüa, sööks midagi. Ja Club Sandwich on täpselt selline asi, et kui midagi ei oska võtta, siis see on see. See on täpselt niimoodi, et ma lähen pitsarestorani täna pastat sööma või siis tiramisut sööma ja ma pitsarestoranis ma täna ei võta pitsat ja sa jõuad kohal lõpuks ja üks pitsa palun. Sest nii tehakse, et on olemas mingid asjad, mis nagu iga ilmaga ja alati töötavad. Selleks on Club Sandwich, mida me täna valmistame. Ja teiseks on meil smuuti, roheline. Olen kokku pannud siis oma sellise rohelise smuuti, ilmselgelt on internet rohelisi smuutisid täis ja need on tervislikud, seal on ju kõike rauda, igasugust head kraami ja seal sees B, vitamiin C, vitamiin A, vitamiin, kõik igasugused värk on. Ja ma olen niimoodi selle üles ehitanud, et see oleks tasakaalus. Mis on rohelise smuutide kõige suurem viga on ju see, need ei maitse ju. Need on ju kohutava maitsega. Kes see tahab lihtsalt spinatit süüa? Keegi ei taha, spinat ei maitse ju tegelikult niimoodi, et sa lased ta püreeks, et ta oleks nagu hea. Ja kuidas teha nii, et ta oleks nagu magus, aga samas ma ei lisa suhkrut. Minu roheline smuuti, kiivi, spinat, kuskil olid spinati lehed mul pestud ka. Leitud. Spinat, pestud. Tervitan siinkohal Ailit. Aili ükskord vaatas minu laivi ja ütles, oi, võtsid spinati lehed otse niimoodi karbist võtad, jah? Aga kõik me võtame kodus niimoodi karbist. Mõnikord unustad pesta. Kuigi olid pestud. Ja näed, täna ilusti pestud, nii et Aili sulle tervitused. Kurk, värske kurk, koorime selle ära. Laseme siit koore maha. Ja paneme smuuti sisse, ma teen sellise 4 koguse. Paneme 2. Ehk siis, kurk annab värske, mõnusa maitse. Siis on meil kiivi. Kookosest siis kookosevesi. Kiivi annab sinna sellist eksootilist nooti. Passionit lubasin ka panna. Kas meil kallis passionit on kodus või? Jaa. Passion! See on see eksootiline noot ja sinna saame tänu sellele saame ka hapuka noodi sinna kenasti sisse. Väike selline koroonaköha. Nii, tegelikult vist läks midagi kurku. Hops! 2 kurki ja teen seda kannus. Teen seda puhtalt. Me võime pärast näidata ka, et meil on päriselt olemas üks teine riistapuu ka. Aga Therese ütles, et kuidas sa näitad seda termomiksi? Kõigil ei ole ju termomiksi. Teeme siis seda sellises vanakooli kannus. See ei ole vanakool. Tavainimesed kasutavadki nagu mina seda. Tavainimesed? Mis inimene mina siis olen? Kas sa tahad nüüd? Sa oled kokk. Sa oled kokk ja sina tead erinevaid ägedaid masinaid, aga... Sa ajad mul lihtsalt selle koroonaköha jälle peale. Aga okei. Selline väike telesaade tuleb sellest live kokkamisest. Nii, kivi. Lõikame nad enam-vähem mõnusaks. Spinatit, palju siin on? See oli terve karp, siin nad olid sees, ütleme, et 1/4.
Kus sa panid passioni? Jaa. Pesen ära. Kuigi me ju poolt ei kasuta, aga laseme ta ikkagi üle puhtalt selle pärast, et me ei tea, kuidas ta siia ju on jõudnud. Nii, pooleks. Väikse lusikaga võtame siis vilja välja. Nii, 1. Paneme 2 tükki ehk siis 4 poolikut. See on nüüd selle, ütleme, see teeb selle heaks tegelikult. Pane palju seda spinatit tahad, see teeb olukorra üli heaks. Ja ütleme teine komponent, mida isiklikult, ma ei saa öelda, et ma vihkan teda, aga ilmselgelt ma ei armasta teda, on varsseller. Aga no selle kasulikkusest võiks teile korralikult loenguid rääkida. Aga jätame selle loengu kellegile targemale, kes jagab rohkem matakat. Leige veega varsseller samuti puhtaks. Nii ilus. No on värviline, eks ju. Ja kõik rohelised asjad on siin sees. Loodame nüüd, et me nüüd midagi ära ei unustanud. Mõned basiilikulehed ka loomulikult, sest et siis on see tehtud. Siis on see tehtud päriselt ka. Loputame ka need ilusti kenasti üle. Ma paneks basiilikut grammikene rohkem, võtan paar lehte juurde. Nii. Kõige õudsam on kogu olukorra juures lihtsalt see, kas see püreestub nüüd ära, eks ju. Kookose vesi. Seda saab alati lisada. Saumikser sisse. Roheline ilus värv. Võib lisada siia ka mõne jääkuubiku, kui te tahate, et oleks jahedam, aga oluline on see, et kookosvesi oleks külm, mis te siia sisse valasite. Siis ta ongi juba enam-vähem mõnusalt jahe olemas. Väike köögikoristusaeg. Nüüd tuleb selline taustaks hästi hea muusika. Kohe läheb hästi heaks, tüm tuleb ka taha. Tahti pritsib. Koroona. Lõpeta. Hea, et see koroona sai läbi vahepeal. Hops. Väike prügi sorteerimine. Kes teist prügi sorteerib? Kõik ju. Mul on teile üks hea uudis. Ma ei ütle ka. Hästi halb inimene. Mul on teile hea uudis. Vaadaks seda trikki. See on nüüd must ja nüüd hakkame tegema võileidi. Puhas lõikelaud. Peseme ära mõned rohelised lehed. Täna on rohkem nagu selline pesemissaade. Duši alla lähevad lehed. Lase just varre juures, saad sellest mullast lahti. Ära siia filmi, siin on see lõunasöögi pann must. Siis tekib küsimus, pann ei pesegi või? Ka pesen. Nii. Läpsti. Kõige olulisem. Tegelikult, ta ei julge öelda. Aga üks lemmik vingeid asju on ikka tegelikult, olgem ausad, see glad sandwich. Võtad välja niimoodi. Ja küpsetuspulber. Koobi oma. Parim. Küpsetuspaber. Küpsetuspaber. Ma ütlesin pulber, jah? Jah.
noh, oligi nagu selline, et kas inimesed märkavad või. Nii, kuidas siis käib hea club sandwich? Vali oma lemmiksaid. Me teeme nüüd niimoodi, et teeme 3-kihilise. Ma teen mõned röstituna. Neid tehakse tegelikult 2 pidi. Kas röstid ära, kui sulle meeldib, et ta oleks krõbe? Või ei rösti. On pehme sai. Ja ütlen ausalt, see pehme sai on isegi vaata, et parem. Paneme kokku super club sandwichi. Zütsti. Lõikame siit sellise tüki ära, mida me kasutame pärast. Praegu lõikame ilusad tükid, mida me saame kohe kasutada. Õhukesed viilakad. Olen avastanud ühe kihvti asja. Kanafilee, röstitud viilud. Mega mugav kasutada lihtsalt, sest keegi on nad juba ära röstinud. Endal võtakse jälle ju mingi pool päeva. Hops. Ja salami. Teil on vaja 2 identset sellist võinuga. Ühega määrite peale pesto, võtate pesto, näete, 1 saia peale läheb pesto. Ääred ka kokku, mõnusalt. Mine pekki, saad aru, see on juba hea. Seda võiks juba krõbistada. Ja siis võtate teise. Ja siia panete merevaiku ja ette ta oleks. Tuleb praegu meelde, kuidas Peeter Oja käis kunagi televisioonis ja pidi ka süüa tegema. Ja tegi vorstivõili ju. Lihtsalt leib, vorst. Et no me teeme siin ikkagi natuke edasi jõudnututele, et noh, vorstivõilijavast on saanud selline club sandwich. Laome siia mõnusalt salamit. Me pidime tegema 3-kihilise ju. Juba ma olen teinud endale jälle enda portsu, siukse 4-kihilise olen valmis seadnud. Siis me laome siia nõksti. 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 Ja nõksti. Nii, kanafileed, et ei unustaks, eks ju. Sellega nüüd on nii, et kui teil on lapsed ja nad tahavad burgerit, siis ma julgeks öelda. Meie pere lemmikjuust. Peaks Saaremaale nüüd helistama, et nad võiks mulle nüüd tuua mingi 10 pakki seda, et ma seda reklaamin. Aga see on tõesti hea juust, väga hea juust. Nagu meie seda ostame. Aga noh, meie pere on ka selline ökopere. On, noh. Ökomärk on peal, mina ei tea, mis minul on. Mina lihtsalt kohe tekib usaldus. Jah, võtsin seda sinu teretti, vabandust. Nii, musimosi. Kõigepealt on vaja, kas meil on üks pokaal veel alles, mida sa ei ole ära lõhkunud? Kõik on katki? Ei, üks on alles. Üks on alles. Ja see asub nüüd? Ma arvan, et see on. Nii. Ongi need. Me viimane pokaal. Sõbrad. Hopsti. Basiilik, seller, kurk ja kiivi. Kõike on mõnusalt tunda. Vaadake seda kaunitari. Hops. 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 Ja hops. No, ma lubasin, et ma teen 3-kihilise, aga kuna ma alustasin praegu enda võileiva valmistamisest, siis tuli nüüd 4-kihiline. Näed, teen veel ühe reklaami siis tänasesse sellesse Eesti siuke käsitöönuga. Ja soovitan lõigata, paned käe siia, hoiad kinni. Nii. No te vaadake seda iludust.
ma panen enda võileiva siia. Ja ma teeme kohe ka röstsaiaga, sest et me röstisime saiad. Nüüd on külalised tulemas. Ja teil ei ole ette valmistatud mitte midagi. No need komponendid, millest me täna ju süüa teeme, need on ju kõigil olemas. Kuidas siis käituda? Külalised on ukse taga. Vau, tšau, Piret, mis teed? Tere, Joel, tere, Kalle, oi, Ants, oled ka siin, nii kihvt. Põmm, midagi peab süüa tegema, mega piinlik, kuidas me neile ütleme, et meil ei ole midagi. Nii, kas tellime cateringi? Ärme telli, teeme midagi ise. Põmm, võtad kõik asjad, niimoodi juba oled õrnalt nagu närvis, sest sa ei mäleta, kas tualett sai koristatud või ei saanud, mis seal toimub. Kas me saame neid sinna lubada, aga okei, ennem kui nad sinna lähevad, teeme kiirelt ühe võileiva. Kuidas me teeme? Võtame siit juustu. Natuke nagu aja peale läheb see tegemine, sest külalist tulevad, nad on alati näljased. Minu juures käivad nad kogu aeg niimoodi, et no ei tea, üldse kunagi muidu söötavad. Vist ei söö. Põmm, siis mõtled, tomat. Aga mul oli tomat ka. Võtad noa. Ja siis ikkagi, vau, mis noaga juhtus. Nuga kuulis, et külalised tulevad, läks nüriks, põmm. Nii, põmm, 2 tomatit. Mõtled veel, ei tea, kas ma midagi unustasin, niikuinii unustasin. Aga need ei ole ju need külalised tegelikult, keda ma ootsin. Põmm, siis ei ole hullu. Ja, juba lõikad. Tšõk. Ja uatšiksti, vaadake neid, röstitud saiaga. Ehk siis teed natukene nagu kunsti ka, paned nad niimoodi värviliselt. Tegelikult oleks meil nüüd tertsukas vaja ühte lahedat asja, aga mul ei ole seda praegu. Siis ma asendan seda sellega. Aga ma mõtlesin puidust sellist ilusat kahvlit. Või meil on või? Lusikad. Nii, ükskõik, mis saab, külalised, nälga ei jää. Club sandwich, roheline, tervislik, samal ajal maitsev, smuuti, valmis. Ja club sandwich on ka valmis, see on nii maitsev, ma tahaks juba lõpetada, tegelikult ma ei taha ausõna üldse lõpetada, ma võiks teiega siin juttu ajada, aga ma tahan neid sööma hakata. Nii et ma soovin teile ilusat nädalat, ma soovin teile mõnusat kokkamist ja näeme juba järgmisel nädalal Coop Coca-Colis taas kord, nii et tšau! Do.